Tervist, rahvas! Suvi vist hakkab vaikselt tulema, kuigi õues ei ole päris seda nägu, aga on juba mõned korrad saanud grillida. Ja täna teen hoopis mitte küll sellist õue ja grilli ja suvetoitu väga lihtsal põhjusel. Poest tuli mulle vastu selline ilus šampinjon, purgis marineeritud šampinjon, sellised mõnusad, väikesed ja lõi kohe lambi põlema. Mulle tuli meelde üks väga hea retsept, mida ma olen paar korda teinud. Suu hakkas kohe vett jooksma, jookseb praegu ka vett, kui ma sellele mõtlen ja sellest räägin. Nimelt see on siis šampinjoni heeringasalat. Väga lihtne ja väga maitsev ja kohe hakkame tegema. Mul on siin siis 2 pakki heeringat. Võite teha 1 pakiga, 1 pakk, 1 purk, sibulat ja ongi kogu koostis. Ja tunde järgi mitte mingit kindlat retsepti. Mina eelistan mahedamaitselist heeringat, vähe soolast ja lõikame ta niimoodi nagu salatisse kombeks, peenikesteks ribadeks. Praegu mulle tundub, et äkki seda 2 pakki heeringat on palju. No ei tea, tihti see tunne petab. Võite lõigata ka väiksemad tükid, heeringas enne pikkupidi pooleks ja niimoodi väiksemad. Absoluutselt, kuidas teile meeldib. Heeringas on tükendatud, läks kõik ära, pole ta midagi palju. Ja nüüd punane sibul. Võite panna valge, absoluutselt, mida heaks arvate. Kui on sibul selline väiksepoolne, võib teha rattad, võib ka lihtsalt ribad lõigata. Vahepeal segan, vaatan, mis nägu on, et kõik on puhas looming, kui palju sibulat, kui palju heeringat. No ma arvan, et panen veel. Mul läks nüüd 3 sibulat. Ma arvan, et aitab. On teda siin näha küll. Ja nüüd šampinjonid. Kõige täiega. Kõige selle veega.
ja see šampinjoni marinaad. Suu jookseb vett. See nüüd hakkab siin toimima. Sibul, heeringas, kõik laagerduvad selles marinaadis. Ma segan ta ära, jätan pooleks tunniks seisma. Siis maitsed ühtlustuvad. Siis valge vein ei ole üldse vale asi siin, sobib hästi, või õlu. Põhimõtteliselt on valmis. Kui teil on värsket peterselli, minul ei ole, unustasin ka osta. Aga mul on kuivatatud peterselli. Vaevalt ta siin mingit maitset annab, aga lihtsalt ilu pärast sellised rohelised lisandid siin juures, et on ilusam vaadata. Ja ongi valmis. Soovitan järgi teha ja head isu!